Tervist, kallid külalised, külalised, klubilised. Ja mul on nii hea meel, et teid on siin nii palju. Täna on meil hästi vahva külaline, Kirsti Lepsoo ja tšau, Kirsti. mul on tšau. me-, mul on nii hea meel, et Kirsti sai tulla ja natukene räägin Kirstist enne, kui Kirsti saab selle mikrofoni. Ja nagu ma olen teile kõigile lubanud seda, et klubis tuleb natukene sellist eriskummalist, aga see on justkui seotud numeroloogiaga. Et põhikanal see numbrite keel püsib alati numeroloogiliselt, aga klubis on siis meil mingisugust sellist põnevust juurde. Ja kuidas ma Kirstiga kokku sain, teate, see lugu on suht pikk, ma ise elan juba 18 aastat Soomes. Mitu aastat sina, Kirsti, elad Soomes? Ma olen nüüd 14 aastat elanud siin Soomes. Nonii, ehk siis ma arvan, et meie kohtusime sinuga kuskil teatud mingi Facebooki rühma kaudu, sellepärast et siis teate isegi, naised ja mehed, kes te siin olete, siis kui on kõige kriitilisem olukord, siis hakkad ju abi otsima kuskilt mingite kanalite kaudu, aga see ei ole ju mingi sõber, see on juba midagi natukene sügavamat, ehk siis jõudsin mina Kirstini ja Kirsti tegelikult on mega vahva, sümpaatne naine, kes oskab lugeda tarokaarte mitte ainult kaartide pealt, ka kuskilt siit ja siis siit ja siis siit ja mina alati imestan, kuidas tema sellega hakkama saab, seepärast et üks kaardipakk, millega ta ükskord luges, siis ma ütlesin, et see on hullem kui vetsupaber, seepärast et seal ma ei näinud enam piltigi, aga Kirsti ütleski, et tal ei ole vaja pilte näha. temal info tuleb siit kuskilt. ühesõnaga Kirstiga meil on tegelikult suht pikk tee, sellepärast et ma olen tema juures käinud vahel isegi liiga palju. Et oli ükskord, ma mäletan väga hästi, kui ma vist aastas käisin kas 4 või 5 või 6 korda, siis Kirsti ütles, et nii, Merike, nüüd teeme pausi. nüüd sa ei tule enne, kui pool aastat on vahel olnud. siis ma mõtlesin, et appi, kuidas ma saan. väga hästi sain hakkama. Ja Kirstiga jõudis veel nii kaugele ka, et ta tegi tarokaartide koolituse, mille ma siis ka läbisin, nii nagu ma olen teile siin ennegi oma kanalil rääkinud. Ja Kirstil on tegelikult väga palju oskusi, mida ma tahangi siis teile tuua. mida Kirsti teeb, ta elab ka Soomes nagu mina, meil on küll vahemaa suht pikk, aga me oleme ka teinud online'is kohtumisi, olen kohapeal käinud, kus ta siis vastu võtab. Ja nüüd ma tahaksingi, Kirsti, sinu käest küsida, kuidas sa üldse sinnani jõudsid? tarokaardid, kas sa tahad võib-olla ka lisada, mis vanuses see oli ja mida kõike sa veel oskad teha? sul on nagu väga suur ampluaa. No kuidas ma sinna jõudsin? No siis ma peaks minema üldse lapsepõlve tagasi. Mm. No lapsepõlves ma olin suht haige. See vist on klassikaline, et oli mingi aasta 7 kuud koomaeelses seisundis. Ja siis, kui 2-3 aastaseni ja ka läksin vaatamata sellele esimesse klassi normaalsete lastega ja kõik läks nagu hästi. aga ma hakkasin nagu nägema nagu inimeste ümber nagu mingisuguseid värve ja ma ütlesin ka kunagi oma emale, et vaata on ju, selle naisele nagu punane värv on ju, siis ema ütles, et oh my god, et ära palun räägi, et teised peavad sind valetajaks. aga ja nii oligi ja siis surnutega tekkis ka selline hästi huvitav kontakt, et vanaisa suri, ma käisin 8. klassis ja siis äkki ma kartsin hullult matemaatikaeksamit ja vanaisa tuli ja ütles, et võta pilet number 4. ja ma ei mäleta, miks on ja sellel hetkel oli ju mingi 80-ndad, siis ju ei tohtinud vaata sellest üldsegi nagu mainida ega rääkida mitte midagi ja siis ma ei tea, ma millegipärast kuulasin ja hakkasin piletit õppima number 4. sain selle matemaatikaeksami edukalt läbi. aga siis läks nagu ununes kõik ära ja siis kolisime Haapsalusse ja siis mul teine laps sündis ja mulle abikaasa ütles niimoodi, et kuuled, et Ridalas elab üks niisugune äge sensitiiv, et äkki võiks nagu minna. ja ma ütlesin, et kuule, et noh, ma vist ei tule, et võta minu pilt kaasa. ja abikaasa läks sinna ja võttis selle pildi ja no näitas, ta ütles kõik nagu esimese lapse kohta väga õigesti, ta ütles ka teise lapse kohta õigesti, ta ütles ka minu abikaasa kohta õigesti ja siis, kui ta minu pilti nägi, siis ta ütles, et see pilti ta ei näe, et see pidi täiesti vastu hiilgama ja et ta soovib mind kohe, et ma läheksin kohe tema juurde. ja siis noh,
kuuldud-tehtud, järgmisel päeval läksin siis tema nimi hüüti teda Ridala Hardiks. mm. Läksin siis Hardi juurde onju ja siis Hardi pani mind kohe enda laua taha istuma. Ütles, et näed, siin on see, davai, hakka, proovi. Ja ma ei tea ja niimoodi mul läkski ja siis hakkasin tema juures käima. Aga Haapsalus sellel ajal oli sellised inimesed nagu Luule Viilma, Irma Illisson, kes oli meediumkunstnik, Luule Viilma, kes kirjutas kunagised, võib öelda, 90ndate bestsellerid olid need ellujäämisõpetus. Ja Mm. siis sinna Irma ja Luule nii-öelda kooli esialgselt ja siis me õppisime seal energiaid tajuma ja palle, siukseid energianähtamatuid palle veeretama seal üksteisele ja siis oligi ja siis mõtlesin omal ajal, mis ma siis olin, 25, 26 aastane sellel hetkel, mõtlesin, ma olen nüüd ülikõva tegija onju ja lõin oma selle nii-öelda klubi ja siis ma hakkasin oma klubisse kutsuma igasuguseid käejoonte lugejaid ja šamaane ja siis käisidki Tiit Terased ja Vigala Sassid ja sellised. Ainukene, kellest ma ei saanud jagu, oli hüpnotisöör Albert Stepanjan ja Igor Mang ja neid kahte inimest ma nii hullult soovisin sinna, et nad tuleksid nagu rääkima, onju. Aga noh, need ei tulnud aga nendega ma kohtusin pärastpoole ja siis alustasin Hiina meditsiinikooli ja sealt minu teekond saigi ja siis kohtusin Tiit Terasega. Tiit Teras oli 90ndate samasugune hästi suur nagu šamaan ja tarokaartide Eestisse maale tooja, kuna minu meelest ta käis ise kas inkade juures või kuskil käis õppimas neid tarokaarte, siis ta hakkas neid raamatuid tõlkima eesti keelde, siis ta hakkas tegema tarokaartide kursuseid ja asju ja siis Tiit Teras vaatas mulle otsa ja ütles, et sinu käes kaardid jooksevad. Ja sellest on Merike kallis 30 aastat möödas juba. Nii et Oh-oh. 30 aastat, kus minu kallid kaardikesed on siin. Ilusad, Need säravad. need 30 aasta vanused onju, siis need, mis mina õppisin, siis oli välja prinditud tavalise A4 paberi peal onju. Ja siis ma käisingi selle Tiit Terase juures. Sellel hetkel ma elasin Haapsalus, käisingi Tiit Teras elas Tallinnas Nõmmel ja käisingi õppimas aasta otsa iga neljapäev ja niimoodi minu teekond alguse saigi. Ja selleks on nüüd 30 aastat, et oktoobris mul täitus juubel. Ära Palju kaartides. õnne. Siiamaani tegelen veel paljude asjadega, mis nüüd paljudega, aga noh, väga jah, tegelen. Räägi nendest Aga asjadest ja räägi, aitäh sulle, hästi ilusad kaardid on, kuldne, mulle meeldib selline kõik, mis särab, harakas ja et aga ole kallis, räägi veel sellist asja. Mida sa veel teed, mida sa armastad teha, et mida sa teed nagu õhinaga? tarokaardid on üks asi, millel on juba 30 aastat. sa oled veel õppinud paljusid asju, aga ma tean, et sa teed veel mingisuguseid asju ja hüpnoosi, hüpnoos. hüpnoosi. Ennem jah. ütlesin, et ma ei saanud Albert Stepanjanile sugugi lähedane, kuigi ta mind nagu kõnetas, et nagu vaatasin, et nagu mingi, ühesõnaga see Albert nagu nii kõnetas mind ja ma ei saanud nagu aru, et miks ma talle nagu lähedale ei saa. Ja siis ja Igor Mang oli sama teine ja siis, kui seda Igor Mangi juures käisin, siis õppisin samamoodi nagu astroloogiat, neid sünnikaarte Mm. tegema. Ja muidugi Igor Mang ei olnud otseselt minu õpetaja. Õpetaja oli Taimi Uuesoo, kus ma siis õppisin Tallinna Rahvaülikoolis 2-3 aastat, õppisin täpsemini 2,5 aastat. Õppisin siis seda Taimi juures sünnikaarte tegema, aga sünnikaardid ka ja tore vahelduseks teha aga need nii väga, jah, ma teen neid, aga see ei ole minu kirg onju, aga Mhm. hüpnoos ja siis ma lõpuks sain sinna hüpnoosikooli, see on siis mingi juba 6 aastat vist juba tagasi ja isiklikult Albert Stepanjani juurde, kus ma siis õppisin ka mingi
poolteist aastat vist Alberti juures ja vot ja nüüd, kuidas ma näen, kuidas nagu hüpnoos nagu suudab nagu muuta mm. et ma, vot see on nagu see, kuhu ma tahaksin nagu täiesti nagu edasi minna, et nagu jah, et hüpnoosiga on ju kõik võimalik, on ju, et on võimalik ju saada lahti pahedest sõltuvustest, on võimalik juurde saada, on ju jõudu, energiat, tervist, ma ei tea, mida iganes on ja, või tõesti niimoodi, noh, ühesõnaga, aga kuhu ma tahaksin veel jõuda, ma tahaksin üks suurem osa, ma tahaksin veel õppida, on see eelmised elud. Et eelmiste elude hüpnoos, et miks me siia maailma oleme tulnud, mida me oleme siia tulnud õppima ja läbi hüpnoosi on võimalik minna ka, ütleme, tagasi eelmistesse eludesse, et Mm. sealt nii seda, noh, õppetundi on ju, ehk miks me nagu siin oleme, siin ja praegu. Issand, kui hea, et sa selle praegu siia tõid. Tahtsid, lõpeta oma mõte ära praegu, mis sa tahtsid lõpetada. Oh, ei, Okei. selles mõttes, et ma olen jaa, muidugi, ma olen ühe katse juba teinud, onju, Mm. veidikene oma käel ja üks selles mõttes, et üks väike lugu on see, et kus üks ema ütles mulle, et ta ei saa aru, miks tema kaks poega niimoodi kaklevad omavahel nagu kass ja koer, no ikka täielikult onju, ja nad on võimelised reaalselt teineteist maha lööma, aga kuna ma sain ka selle pojaga läbi, siis ma ütlesin pojale, et noh, kuna ta on minu hea sõber, siis ma ütlesin selle pojale, kuule, davai, onju, teeme selle hüpnoosi, proovime, onju, et vaatame, mis saab ja viisin ta nii-öelda eelmisesse ellu ja tuli välja seda, et aasta oli 1800 millegagi. Tal oli peas selline silindrikübar, sihuke nagu Inglismaal, tegevus toimuski kuskil Inglismaal ja seesama praegune tema eluvend, kes tema praeguses elus vend oli, Mhm. oli elus Inglismaal tema sõber, parim sõber ja nad läksid kuskile karjääri vist midagi vaatama, ma ei tea, kas mingit kaubamaja või mingit värki on ju ja no kus ehitatakse, ühesõnaga. Nad olid kaks nagu parimat sõpra, kes mõtlesid seda, et me teeme Inglismaale mingi ülitšilli, mingi suure kuuma kaubamaja. Ja siis tuli välja seda, et vaadates seal nagu neid asju, siis seesama mees, kes mul siin hüpnoosis oli, on ju, jäi kuidagi karjääri liivavalangu alla ja Issand. seesama sõber, kes tal on praeguses elus nagu vend on ju, seesama Mm. jättis surema Oo. ja ehk siis nagu selle loo mõte ilmselt, mida mina nagu lahti mõtestasin, ma ei tea ju, kas see on õige või vale, on ju see, et selles elus nad peavad ära parandama oma suhted ja sellepärast nad sündisid vendadena, kuigi nad eelmises elus olid sõbrad. Nüüd selles elus on nad vennad ja nad peavad nagu ära lahendama need asjad. See on ilmselt minu selline mõte. Issand, kui huvitav. Ma nüüd tahangi tuua siis numeroloogilise lähenemise, et vaadake, kallid klubilised, et teie seas on hästi palju, kes te olete saanud juba sünnikaarti ja nii kirjalikus kui suulises, siis ma räägin sellest eelmiste elude sellest kolmnurgast, kus mina ainult numbrite alusel räägin siis mida sa oled kogenud eelmises elus, aga mina ei tea, mis see on nagu süvitsi ja sina ainult läbi selle sa saad teada, et sellepärast sul trigerdabki mingisugune asi siin elus. siin on Mhm. justkui nagu ütleksin, et Kirsti on nagu minu käepikendus, seepärast mina rohkem ei näe. Et mina lihtsalt räägin nagu, mis sa tegema pead, sinu miinused, sinu plussid ja soovitused. siin on just see, et näiteks mind ka tohutult huvitab, mul on nii palju küsimusi. ma olen tegelikult Kirsti kahes hüpnoosis käinud siis, kui ta täiesti alustas ja ta tahtis katsejäneseid, siis mina olin tal kahes hüpnoosis. ma ei ütle teile, millega see seotud on aga te, kes te kanalil olete pikalt, küll te teate seda, et no vihje on vähemalt sinnapoole, aga väga lahe ja ma kujutan ette, et nüüd mul tekkis endal tohutu soov, et Kirsti hüpnoosi minna veel katsetada seda, mida ta mu peal katsetanud kunagi. nüüd ta on juba professionaal, et, et siis ja mul on siit sulle, Kirsti, tegelikult üks küsimus. Kui sa teed seda hüpnoosi või tarokaarte, Mhm.
kus kohas sa neid teed, et näiteks meie seas siin klubiliste seas, ma tean, on ka inimesi, kes elavad näiteks välismaal. noh, Soome on ju ka välismaa tegelikult, olgem ausad, ja näiteks ka Ameerikas, meil on ka Austraalias inimesi ja veel, ma ei tea, kust veel, et kuidas nemad sinuga ühendust saaksid, et kas sa teed, kas on vaja tulla alati füüsiliselt kohale või sa teed midagi ka näiteks Messengeri teel videokõnede kaudu Whatsappis? jah. Ei, selles mõttes, et ja vaata, eks see vana uskumus on see, et ma tulen kohale, siis nagu energiat nagu match ivad täiesti, onju. et jah, sellel on oma tõde kindlasti, aga väga edukalt saab ka teha laivis, ütleme läbi Messengeri, läbi Whatsappi. ja no ehe näide on see, kus ma tegin 1,5 aastat tagasi Ameerikas olev ühele neiule, kellel oli alkoholismi probleemid. Ühe korra tegin talle, ütleme, alkoholi sõltuvusest vabanemisest hüpnoosi ja tegin talle 6 aja pärast kinnituse igaks juhuks, onju. et Mm. mitte, et ma ei usaldaks iseennast, onju, aga lihtsalt ka temale oli see nagu kinnitus vajalik, kuigi tema elab on ju teisel pool maakera Mm. täiesti. ja mina elan ju Soomes, siis ma ütlen, et läbi laivi täiesti toimis see asi ja siiamaani ma olen temaga suhtluses ja mina alati küsin, et hei, kuidas sul läheb ja ta ütleb, et alkoholivabalt. toimib, toimib ka läbi ja kaardid on samamoodi, on ju, et täiesti võimalik on teha see, et kui ütleme, mina näen, on ju inimest, ütleme läbi laivi või läbi selle Whatsappi või läbi Messengeri, siis tegelikult reaalselt on võimalik. muidugi on võimalik tulla ka mulle siia Mäntsalasse, mis on Helsingist, no ütleme 55 kilomeetrit mööda Mm. lahti teed, see jääb täpselt keskele. Helsingi lahti vahele jääb ta täpselt keskele, see Mäntsala. siin mul on selline väikene armsa nunnukene töömajakene, kus ma saan vastu võtta täiesti segamatult, sest siin tõesti rohkem peale minu kedagi ei ole. antud hetkel ma olen ka siin oma nunnuste majakeses ja siis Tallinnas käin ka ja see on Kino Kosmose juures Donna Donna, kus ma olen üle 20 aasta tegelikult juba inimesi vastu võtnud. et seal on ka minu väikene toakene täiesti olemas ja see on Tallinna kesklinnas. aga seal ma käin, ütleme kord kuus. Mm. Aga ma küsiksingi siin kohe, et kuidas näiteks, kes sooviksid sinuga nüüd kontaktis olla, kuhu nad kirjutama peaksid, kas on see Messenger või telefoninumber või meili peale, mida sa ise kõige rohkem eelistad? Mul ei ole vahet selles, mul on ju Facebookis on mul leht, on mul Keha ja hingeravi. Mm. Keha, sidekriips ja hingeravi. Mhm. siis see on Facebooki leht, on ju. ja siis ma arvan, et Messengeris Kirsti Lepsoo, et no täiesti õige nimi, täiesti oma nimi on ju, sest mul ei ole midagi häbeneda. ma olen see, kes ma olen. kuskile mingeid varjunimesid mul ei ole ja telefoninumbri, ma ei tea, ma võin ju ka anda, mul ei ole üldse. Äh, ära annagi telefoninumbrit, sellepärast et nendest kahest piisab, sest enamuses ikkagi kirjutavad Messengeris ja teeme absoluutselt. ja teeme niimoodi, et teie, kes te siis nüüd, kellel ei ole Messengeri, siis on selliseid inimesi ka, et Messenger ja Facebook on tegelikult omavahel võib-olla ka seotud, siis lihtsalt kirjutage kommentaari või kirjutage mulle juba sinna spetsiaalselt kuhugi, et küll ma selle küsimuse kuskilt üles leian ja vastan teile, kirjutage kasvõi numbritекeel@gmail.com või kas sul on oma meiliaadress ka, mida sa võib-olla kohe ja niimoodi ütle meiliaadress pigem juba sina ka. Kirsti2604@gmail.com. okei okay., nii et te saite nüüd kõik selle. Ja sina klubiline kallikene, kes sa siin nüüd kuuled ja väga teraselt kirjutasid endale praegu ülesse, kirjuta Kirsti kontaktid ka siia kommentaaridesse. ma ikka tahan natukene teid ära kasutada, seepärast et siis ma kinnitan selle siia kommentaaridesse ülesse ja siis kõik näevad seda. ma tean, et teis on hästi palju selliseid aktiivseid inimesi, et kes hästi palju ka aitavad mind, et suur tänu selle eest. austan väga palju. Mul oli veel, tead, nüüd tuli nii palju mõtteid seoses selle sinu asjaga, et ma tahangi ütelda teile, et mina olen Kirstilt saanud siis tarokaartide lugemist ja seda nüüd vahepeal ma olen selline laisk, aga ma ei viitsi sõita ka, Mäntsala ja Tuusula vahel on mingisugune umbes 20 minutit sõit tegelikult. ja siis, kui ta sinna koliski, siis ma mõtlesin, et issand jumal küll, kuhugi vana jumala selja taha, aga tegelikult tal on väga armas see oma pesa, kus ta neid asju teeb. see on seda väärt
et seal mina sain ka selle oma esimese hüpnoosi ja tarokaart on Kirsti isegi suures hädas minul oli häda, mitte Kirstil ei olnud häda, aga tegi Messengeri teel ja me saime nii hästi hakkama, sest meil match ib Kirstiga üldsegi nii hästi, et pläkutame vahest niisama ka. Mhm. aga nüüd tuli nii palju huvitavat informatsiooni siit välja ja ma tahaksingi natukene siis teile, kes te olete siin, ma tean, et paljud on saanud juba sünnikaardi analüüsi ja see, mis mina olen nüüd oma kogemustest aru saanud, ma olen teinud kindlasti, ütleme, suulisi ka seal alla 200 juba, ehk siis juba üle 100 kõvasti ja kirjalikke ka väga palju ja teate, mul on ühed sellised numbrid, mida ma tahaksin kergelt teiega praegu Kirstiga läbi käia, hästi kergelt. seepärast, et see, miks Kirsti nüüd täna meil külas on see, et me hakkame Kirstiga tegema seeriat. ja seeria näeb siis selline välja, et ma tahan ütelda, proovime, seepärast me ei tea ise ka, kuidas see välja tuleb, aga idee on väga hea, et inimesed, kes on siis sündinud esimesel päeval kuni 31 sünnipäevani, käime läbi siis niimoodi, et mina räägin numeroloogiliselt, millised on plussid, miinused ja soovitused ja Kirsti tõstab siis selle kaardi üles ja räägib sellest kaardist tarokaardi lugejana. ja Kirstil ei ole ainult tarokaardi kogemus, et ta saab infot ka kuskilt mujalt, vaatame, kuidas meil Ja, match ima hakkab. sest me oleme Kirstiga juba päeva kokku leppinud ja vaatame, kuidas need lähevad. Need videod saavad tulema umbes mingisugune, no vaatame, kuidas puusalt lendab, võib-olla 15-20 minutit, vaevalt et tund aega. ma väga loodan, et ühest inimesest nii palju pole rääkida. tegelikult on küll. aga ja need tulevad ikkagi nagu üleüldiselt selles suhtes, et võtke ikkagi arvesse, et sul on ju päev, sul on kuu, sul on aasta, sul on elude number, me räägime ainult sellest päevast konkreetselt. ja näiteks see ka, et kui sa sündidki seal 28, siis ma ju olen teile rääkinud, 28 ise sisaldab juba vist äkki kas 5 numbrit või 6 numbrit minu meelest või isegi 7 numbrit. me proovime seda niimoodi võimalikult palju teile lahti rääkida. tuleb väga huvitav, igastahes minu enda jaoks juba huvitav, sest see tuleb arvatavasti nagu tarokaartide koolitus uuesti, et värskendab mälu. Nüüd ma tulen ühe asja juurde veel, et me Kerstiga täna tahame olla umbes mingi tund aega, ma vaatasingi kella, et me püsiksime graafikus, siis sünnikaartidest tulevad välja sellised, no ütleme siis 4 numbrit, mis peaaegu väga tihti esinevad. 2 nendest on sellised, mis tulevad tihtipeale kas vaimsuse kolmnurgast välja ja teised 2 on sellised müstilised ja vähe natukene harvem välja tulevad. näiteks nii nagu ma ütlengi, et kui sa oled sündinud seal, ma täiesti lihtsalt pakun välja, see on näiteks 5., 10. kuupäev ja mingi ütleme 2001 või 2900, ei, 1900, ma ei tea, 58. ja siis, kui ma avan su sünnikaardi, siis sealt võivad tulla nii maagilised numbrid, mida sul ei ole sünnipäevas, kuus ega aastas. ja üks number, mis siis on minu jaoks selline trigerdav number, sest mul on ta endal ka olemas, vaimsuse kolmnurgas on 13. Ja ma palusingi Kirstile, et ta natukene räägiks ka, mis on 13, aga enne veel, kui Kirsti ütleb, mis see tarokaartidega on, me teeme sellest suurema sarja, nii nagu ma ütlesin, me lihtsalt natukene valgustame, et kuidas need asjad hakkavad meil välja tulema. 13 tähendab niimoodi, kui ta on vaimsuse kolmnurgas, siis see viitab sellele, et sa oled teinud eelmises elus enesetapu, mis viitab numeroloogiliselt ka sellele, et sinu elus, siin praeguses elus, selle eelmise elu kogemusega võetakse ära keegi väga lähedane inimene. sulle siis südamele väga lähedale inimene. et ma ei oska seda praegu paremini sulle seletada ja ei soovigi praegu rohkem rääkida, sellepärast et alati mängivad rolli ka need teised numbrid, mida ma näen. ja Kirsti, mis tarokaartidest on siis 13, mida see tähendab? surm. no näete. Et see tähendabki, ütleme, taassündi, muutuseid, see võib olla enesetapuga seotud tõesti on ju. see näitabki seda, et inimene on ka võimalik ka ütleme ümber sündima uuesti, et no see võibki ühesõnaga, no minu jaoks tähendab see surmakaart siis nagu seda on ju, et kui see tuleb nagu ütleme seda, kui see tuleb, ütleme inimese kaardist tuleb see välja, kui inimene ütleb, kuule, tõmba minu jaoks üks kaart on ju ja tuleb surmakaart välja, siis mõtlengi seda, et kas inimene, ütleme, võib täiesti nagu noh, a la nagu ütleme siis minu puhul on ju, mis ma tõin näite, et 6-kuuselt jäin väga raskelt haigeks on ju ja Igor Mang nägi mul seda nagu surmakaarti ehk surma ehk nii-öelda taassündi, siis ma võin ka seda öelda, et inimesel võib samamoodi olla see taassünd, surm, mm. samamoodi ka taassünd ehk siis hingevahetust. Mm. ja
muutused, edasiminekut on ju, no praegusel hetkel tegelikult meil on ju aasta aega tegelikult ju seotud surmaga, Skorpion on meil ju kohe tulemas ja Skorpioni tarokaartidest on tegelikult surm. Et see ongi nagu see, et maa nagu valmistub nagu surmaks, et kevadel uuesti siis nagu sündida ja talvel on siis nagu puhkuseaeg. Et ühesõnaga jah, muutused, muutused, paigalseis ja uuesti sünd. See on nagu minu jaoks on see nagu surmakaart, et ta ei tähenda mitte midagi halba. mm. Ta ei, -mm. selles mõttes, et surm ongi see, et vana asi sureb ära, vana asi lõpeb ja et teha nii-öelda uuele algusele ruumi, enne seda natukene puhates. Väga hea, aitäh, Kirsti. Ja vaadake, siis kui me nüüd räägime inimesest, kes on sündinud 13. päeval, siis me teeme seda umbes sellises vormis. Umbes, seepärast meil on umbes mingisugune plaan olemas, õigemini minu peas rohkem, Kirsti hakkab lihtsalt mind aitama ja täiendama. Ehk siis 13 sisaldab tegelikult selliseid numbreid nagu number 1, mis tähendab siis, ma ei tea, kas on maag äkki või? Sa ei pea praegu kaarte vaatama Ja, ja see ei olnud meil kokku lepitud, aga siis on maag. jah. täiesti Jess! maag. Number 1 on täiesti maag, on ju, kas inimene on oma alguses, elutee alguses on ju, edasiminek on ju selles mõttes, et see inimene nagu täiesti niimoodi, et nagu tal on võimed juba kaasa sündinud, et samas on see, kas ta nüüd leiab need endal eluteel, on ju, maag on meil siin ilusasti, number 1 on Mhm. ja maag ongi see, et kuna tal on nii palju võimalusi antud, tal on see 8 ehk siin lõpmatuse märk on ja tal on siin karikas, tal on mündid ja tal on sau käes, et see on nagu ülikõva lihtsalt, et see on, inimene on tegelikult oma võimete tee alguses ja kui see maag tuleb välja, siis inimene peaks hästi palju arenema, nagu edasi minema, sest tal on tohutud võimed antud, ütleme ülevalt poolt kaasa. Ta Mm. võib saada väga suureks maagiks, sest see inimene on sündinud juba võimetega. nii Üks ka on see, jess, ja edasi. ma pean nüüd Kirstit natuke pidurdama, seepärast et muidu me teeme praegu kohe juba esimese seeria siia ära. väga hea, Kirsti, nüüd ma saan täiega pauherit ja kusjuures teate, miks ma tõstsin käe üles, seepärast et ma tegin just Eksomeri, sest Kirsti on tegelikult mind ju õpetanud tarokaartide lugemisele. Tubli, Kirsti, väga hea töö. ainult et mul on nüüd olnud mingi paar aastat vahel, aga nüüd tundub, et peaks sinna tagasi minema. väga huvitav, sest mul hakkasid tohutult need jooksma. ja, aga see hakkabki välja nägema näiteks 13, ei ole ainult nagu see 1, 13, see sisaldab siis number 1, see maag, mida siis Kirsti juba rääkis ja siis on ka number 3 ja see tulebki niimoodi, et 13-st siis me räägime kõikidest nendest aspektidest. mina natukene jälle tirtsutan sinna numeroloogiat ja Kirsti paneb sinna taro juttu, seepärast et need kõik on seotud, kas me tahame või me ei taha. aga numeroloogia on seotud astroloogiaga, ta on seotud tarokaartidega ja sellepärast ma seda siia klubisse Ja, panengi, et mitte seda puhast Youtube'i kanalit nagu noh, sassi ajada, et inimesed, kes on rohkem avatumad ja valmis endast rohkem veel õppima, et siis te saategi kõike seda ja ma tean, et teid on palju. kutsuge veel neid oma tuttavaid ja sõpru siia klubisse. siis Kirsti rääkis hästi kihvtilt ühte asja, mida ta teeb, on see hüpnoos. ja ja, nagu ma ütlesin, et mina olen ise katsejänesena olnud Kirstil siis 2 hüpnoosiga, ma arvan, et ma tulen ühe selle asjaga veel sinu juurde tagasi. seepärast, et ma sain sinu sellest ühest näitest, mis sa rääkisid, et Ameerikas see tüdruk, vot ei olegi rohkem saladusi, nüüd te saate aru, mul ei ole küll alkoholiga probleeme, mul on üks teine asi. jah, mis tuleb ja läheb minu elust, aga ikka tahab tagasi tulla. et ja siis teate, mis number sellega seotud on ja see on hästi tihti, tuleb ka sünnikaardist välja, see on number 15 ja 15 tegelikult kokku liites on ju ka 6, et praegu ma tahaksin, et Kirsti, enne kui sa veel hakkad sellest rääkima, siis 15 tähendab numeroloogias seda, et sul on probleeme elus, võid näidata seda jah, et see on kurat, saatan, et siis mida? sõltuvused. sõltuvused, just, aitäh. ja kui see sinu sünnikaardist välja tuleb, siis see tähendabki seda, et sul on sõltuvused ajanud sind taga, ehk siis see on tubakas, alkohol, tänapäeval väga populaarne, narkootikumid, tupsud, lupsud, igasugused asjad ja ka seksuaalne sõltuvus, armu Ja, kolmnurgad, kogu aeg mingisugune jama, isegi kui oled korralikus suhtes, ikka keegi kuskilt võtab vaikselt sinuga ühendust, keegi ikka luurab sind kuskilt põõsaste taga ja mõtled, et issand jumal, millal see ükskord ära lõpeb. ja mul on tunne, et nii nagu sa ütlesid, et sina aitad ka läbi hüpnoosi sellest välja mhm, tulla.
Mhm. et mis on nagu väga vahva võimalus, sellepärast et mina jälle numeroloogias, ma ainult räägin, mida see tähendab. ja seal tuleb ka see soovitustest välja, et võta terapeudiga, võta psühholoogiga, mida iganes sealt kellegiga veel, et mine veel edasi kuhugi sügavustesse. aga räägi, Kirsti, mis see kaardikene meile räägib? no saatan on ju 15. ja saatan ongi see, et kusjuures sa ütlesid kõik õigesti ära, on ju, narkootikumid, alkoholism on ja igasugused tupamoga, mokad, tupamokad. aga samas see näitab ka, ütleme, nartsissisti, samas see näitab ka sõltuvussuhet, et inimene on aheldanud teist inimest ketiga siia enda külge Mm, ja ka see on tegelikult sõltuvus, on ju, kui inimene on on. sõltuv teisest inimesest ja see on ka tegelikult suur probleem, on ju, see näitabki a la, ütleme, näitabki kiresõltuvust, seksisõltuvust, teisest inimesest, kaasinimesest sõltuvust on ju, et see on ja siin on vaja väga tugevat tööd teha, sest siin on vaja, siin on see, pea on vaja siin maha saada ja tegelikult see on üks suht keeruline, see ongi ahnus, kiusatus, piirangud, kontrollid, mida iganes on ju, et Mm, see ka raske kaart on ju. samas, kui on. ma nüüd taros loen, on ju, kui see kaart on, ütleme, tagurpidi, siis ta on natukene võimendatult väiksem ja need ahelad, millega inimesed on nagu seotud, on ju, et need on natukene nõrgemad, aga siiski ta on üks tarokaartidest üks natukene hirmutavamaid kaarte ja samas ongi see, et kui inimene tulebki siia ja ta ütlebki, et ma ei tea, mis mul viga on ju, et miks mul selle inimesega nagu selline suhe on ja kui tulebki välja, et kuule, saatan, siis see võib ka see olla, et keegi teine kuskil kolmas inimene võib olla ka mingi loitsu peale pannud, et sõltuvuses olla. see võib ka seda näidata. väga huvitav. ja kusjuures teid siin 30 aasta jooksul, kus üks inimene, kus tulebki välja see, et appi, et ma käisin kuskil, ma ei tea, Narva taga kuskil mingi nõia juures on ju, kes ma ei tea, mis iganes tegi mingisuguse loitsu, et olla sõltuvuses. eriti teevad naised, aga ma olen ka mehi kuulnud, kes nagu teevad. mm, isegi tean ühte meest, kahjuks. okei, see on nii armas, et sa ka näiteid paned, et siin on siis kallikesed, näete jälle see asi, et kui me hakkame nüüd rääkima 15-st, siis 15 ei ole ainult puhas 15, ta sisaldab ju ka sedasama ühte ja siis ka number 5. praegu ei ole vaja 5-st rääkida, Kirstikene. lihtsalt nagu teile näiteks, kuidas need meie satsid hakkavad tulema. ja tegelikult sa ütlesid väga õigesti, nartsissism ja tegelikult need inimesed, kellel on siis numeroloogia selles sünnikaardis tuleb välja 15, siis need nagu justkui alateadlikult kleebivad endale suhetesse, ütleme, elukaaslased või siis ka töökaaslased, nartsissiste, kes neid ära kasutavad, ehk siis tuleb see kaassõltuvus. ja samas on see, et sul on tohutu töönarkomaania, sellepärast et sa tahad peita seda oma sisemist ennast ja jooksed nagu hull kogu aeg, teed tööd ja tööd, see on täpselt seesama, see number 15 teeb seda, sellepärast et kui sa oled suhtes nartsissistiga, mida tegelikult kahjuks meil suurim osa on, minul endal on kogemust, siis sa nagu jooksed seepärast, et sa kogu aeg sul tundub, et sa ei ole piisav. ja aga sellest kõigest me räägime siis, kui me jõuame sinna, ehk siis inimene number 15, sinul täpselt samamoodi kindlasti väljakutseid ja vahva on tegelikult ka selline asi, et siis, kui me hakkame rääkima sellest sarjast igast numbrist eraldi. oleks mega lahe, kui see jääb ainult klubisse, see tuleb selline intiimne ja saate kutsuda muidugi inimesi rohkem klubisse, et te paneksite ka siis sinna kommentaari, kes ennast ära tunnevad, natukene võib-olla vastu vaielda, kaasa rääkida, et see on nagu selline meil Kirstiga esimene katsetamine, et see ei ole selles suhtes nagu Kirstu luuk ei ole kinni löödud, et see on lihtsalt puhas tõde. katsetame ja vaatame, mis sellest tuleb. Siis on kaks sellist kummalist numbrit, mis on tegelikult minu jaoks, kui mina näen neid numbreid sünnikaardis inimesel, siis mina mõtlen, et täitsa lõpp, tal on sellised tööriistad ja ta ei oska neid kasutada. ja ma omalt poolt väga palju proovin ka siis numeroloogiliselt aidata ja rääkida nendest seletustest. ja need on nüüd sellised asjad, et näiteks inimene, kes on sündinudki täitsa suvaliselt, nii nagu ma ütlesin, seal 5. oktoober näiteks 1900, ma ei tea, 68 näiteks. ja kui ma teen ta kaardi lahti, siis tal on 9 ja 18 seal sees. Need on need numbrid. ja mina ütlen teile, kallid naised ja mehed, kellel teil on need numbrid ja te, kes te olete saanud juba analüüsi. kirjalikkus on ka ära toodud teile, mis te selle teadmisega peate hakkama. ehk siis, kui me nüüd võtame selle number 9. number 9 on erak, on vist nii, eks ju?
ja, ja siis see on nii müstiline, sellepärast et ütleme, ma natukene, sa võiksid 18 ka võtta kõrvale kohe. näita neid kahte numbrit. ja 18K, see on kuu vist. ja ongi. ja, sest vaadake, nüüd Kersti kohe räägib oma versiooni, aga mina räägin siis numeroloogiliselt, mis see tähendab. on ju need koodid ka, nagu ma olen rääkinud ja mitte hirmutamiseks. kui sa jaksad, sa võidki praegu hoida nii kaua, kui ma räägin natukene. hoian, on, hoian. tulevad numeroloogiliselt ju välja need 9, 9, 18 ja 18, 9, 9 ja mõnel on, see on nii kihvt tegelikult, meid on väga palju, meid, mina ei ole seal, aga kellel on elumissioon 9, 9, 18 ja see tähendab, et sa pead tegelikult avama endal selle esoteerika ja ja, selle ja, ja, ja ja, kohe, Kirsti, mikrofon on sinu käes. ma räägin nõksu numeroloogiliselt, kuidas mina räägin ja siis kohe hakkad sina rääkima siis taroloogiliselt. ehk siis ja see tähendabki seda ja siis inimene ütleb, kallis Merike, kuidas ma saan ennast aidata? ma ütlen, võta lihtsalt paber ja pliiats ja ole seisundis ja hakka looma endale uut elu, tuleviku unistusi oleviku vormis. mina olen, mina teen, seepärast et su käes on tohutu pank nagu selliseid tööriistu, aga teile tahan ütelda lohutuseks, kellel ei ole sünnikaardis 9-id ega 18-neid, ega see ei ole lihtne number või need ei ole lihtsad numbrid, sellepärast et need võivad tõmmata inimest masendusse, depressiooni, kui ta ei ava endal seda, alkoholism võib sealt tulla, ma ei tea, mida iganes, mis sõltuvused võivad tulla, seepärast et kui ta hakkab eitama endal seda esoteerika võimalusi, mis tal on, ega see ei tähenda, et ta peab olema mingi mustkunstnik või mingi maag. Musta maagiat üldse mina ei soovita absoluutselt mitte ja, kellelegi, sest nendele numbritele tulevad kõik asjad tagasi, nii hea kui halb, isegi kui ta mõtleb, et ma ei tea, kuradi sitapea, vaata, ütleb näiteks niimoodi kellelegi, tuli see lause, aga ta saab selle nagu täie pasaga endale tagasi, ta peab nagu väga ettevaatlik olema, mida ta mõtleb. nii, ma ei tea, nüüd vist keerutasin nii palju asju välja rääkida, aga need on ühed kõige sellised mõnusad tööriistad ja samas ka nõksu ohtlikud sellele inimesele, kui ta ei oska neid hästi õigesti kasutada. nii, räägi, Kirsti, veitsa siis tarokaartide neid asju, sa võid ühe kaardi korraga võtta või kas on no ma mõlemad? räägin kõigepealt siis eraklikust onju, et see on eraklik 9 selles mõttes ongi nagu mingi, ta on üksik, ta on üksinda mm. ja kui tavaliselt erakliku kaart välja tuleb, isegi kui ta elab kellegagi koos, siis ta ikkagi hoiab, ta ikkagi elab oma elu, ta ikkagi üksinda Mm. edasi. et ta ei räägi asjadest, ta hoiab iseendale, ta on nagu selline varjatud üksindus. aga tavaliselt tuleb jah, see nagu üksikutel kaartidel või tähendab üksikutel inimestel tuleb see siis nagu välja. aga mida siis eraklik on, ta varjab saladusi, ta nagu hoiab nagu hästi palju nagu iseendale, nagu ma juba eelnevalt ütlesin, onju. samas ta näitab ka mingisugust nagu valgustatust, et tema võib olla ka nagu üks nagu välja valikutest onju või valitutest, et kuule, halloo onju, davai, hakka nüüd tegutsema, hakka nüüd olema. Mm. ja see on inimene ka, kes nagu otsib nagu iseennast, selline väike niisugune nagu salaja, et ta ei räägi, ta ei pasunda nagu tervele maailmale, et hello, ma olen nüüd siin, onju, davai, onju. see on pigem nagu inimene, kes nagu pusib omaette, õpib omaette, teeb omaette ja siis ta tuleb nagu näiteks ütleme, ma lihtsalt toon endale, tuleb mulle näiteks siia seansile ja siis tuleb eraklik välja ja siis ta vaatab. no vaatame, mida sa mulle nüüd räägid. ma tean ka nendest asjadest päris palju, ma olen üksinda õppinud neid onju. et no see Mhm. natukene salakaval, niisugune eraklik iseõppija, valgustatust, mida iganes onju. et jah, no minul ei olnud seda sees ja ma mäletan, mul tuli just üks meesterahvas meenutas mind kunagi soojade sõnadega, kui ma käisin Haapsalus ukselt uksele koputamas ja ütles, et ma nüüd just lõpetasin siin tarokaartide värgi, et ma nüüd tahan hakata nüüd teile panema, et minul teadis terve Haapsalu näiteks, et mina panen nüüd tarokaarte. sa ei hoidnud üldse endale. ma ei hoidnud, minu meelest terve maailm teadma, et kuule, ma nüüd tulen, onju, aga see kõlab umbes nii, et nagu see kõlab umbes niimoodi, et kõik Kirstid on tarokaartide lugejad, sellepärast et on olemas Kirsti Timmer ju samamoodi, nii et nii nagu sa ütlesid, et sind on jaa, segamini temaga aetud isegi.
ja, aga ja, et see on ja Taro, see on ja selline eraklik, et samas on see, noh, tal on later käes, nagu ma sulle ennem ütlesin, vaata, et ta näitab ka valgust, onju, aga eelkõige ta näitab valgust iseendale, kuna see later on mm,. temale suunatud, onju, ja pärast ta siis tuleb oma teadmistega välja, ütleb, kuule, aga mina tegin ise. noh, see on niisugune, see on eraklik, onju. ja järgmine meil oli kuu, onju, oli ära, jah, ütlesid. jah, no nii, 18, jah. kuu on meil siin ja kuu on ka selles mõttes, et kuu on nagu hästi müstiline. samas, kui inimene tuleb, no jälle, sa ei saa üks-ühele, ei saa ju neid kaarte võtta, onju. et samas ta näitab ka selliseid no kui inimene tuleb ütleme, et kuule, mul on plaan sihuke asi teha, onju, siis on kaks võimalust, kas ta tahab teha asja, mis ei kannata päevavalgust, onju, ta tahab teha seda asja öös ehk kuu paistab, onju, või siis on tegu nagu ülikõva nagu alateadvusega, sisetundega, intuitsiooniga ja, ja kuu on ka selles mõttes nagu hästi nagu müstiline kaart, et ta nagu jah, ta nagu ülisega ka Taros ei ole olemas halba ega häid kaarte, on olemas kaardid, need võivad olla samamoodi nagu numeroloogias on ju ühtepidi ja teistpidi, aga samas on küll see, et kuu on ja see, et tõesti, et nagu salapärasus nagu ja tavaliselt see näitab siis nagu ütleme vähitähemärk on ju, kui nüüd minna nüüd astroloogia nagu noh, astroloogiale nagu tagasi. aga kuu on jah, seotud ikkagi väga tugeva inimese alateadvusega, sisemusega ja kui ma nüüd jälle ütleme kaartides panen ja suhetesse panen, inimene ütleb, kuule, et ma soovin näiteks, ma ei tea, Peetri peale või Marko peale või Hannese peale kaarte panna ja kui see kuu tuleb, ütleme samamoodi tagurpidi, siis ma ütlen, et kuule, et olete olnud eelmises elus koos, teil on mingi värk siin, midagi siinses elus nagu ära lahendada. et jah, et kuu näitab eelmiseid elusid, sisetunnet, intuitsiooni, alateadvust, kõike. ja samas, kui pätt tahab tulla ja ütleb, kuule, et davai, mul on plaanis midagi teha, onju, siis ma ütlen, et kuule, see on seadusevastane, kuna see ei kannata päevavalgust. nägid, täitsa lõpp. no ja, näete siis tegelikult sina, kes sa oled sündinud 18, siis siit tarokaardist juba tuleb välja väga sinu nagu plussid ja miinused, nii nagu mina siis annan selles meie seerias hakkan rääkima siis numeroloogilisi plusse-miinuseid, ka mingeid soovitusi, me hakkame nagu põimima seda juttu, sellepärast et 18 sisaldab ju tegelikult ju ka ühte ja number 8, et 8 on alati karma ja rahaga seotud, sellepärast et kuu peab mitte kuu 18 tegelikult peab saavutama tasakaalu nii vaimse kui materiaalse vahel, aga mida ta tavaliselt teeb, ta lihtsalt kas kaldub täiesti utoopiliselt vaimsusesse või lihtsalt tahab kõikidel nahku üle kõrvade võtta. ma ei räägi nüüd sinust konkreetselt, kes sa praegu kaamerast mind vaatad ja silma sikutad ja mõtled, et kurja, kust sa tead, või siis on umbes see, et valetad. no ehk siis ma räägin teist kõigist, see on üleüldiselt sellepärast, et kui näiteks sinu kuu on veel ka, sa oled näiteks septembris sündinud ja siis on nagu jackpot, ma ütlen lihtsalt. ja, jah, ja. et kas see võimendab või siis, kui sa oled ka 10. sündinud, see on ka jälle jackpot. teate, nende asjadega saabki nagu hästi palju nagu igate moodi läheneda ja see ongi siis see mõte täna Kirstiga rääkida siis, kes see Kirsti on ja kuidas ta minu ellu tuli ja millega ta tegeleb ja nii nagu Kirsti ütles, et saab siis talle kirjutada sinna meili peale, sina, kes sa väga nutikas oled ja kirjutasid endale kõik ülesse, siis kirjuta mulle ka siia kommentaari Kirsti kontaktid ja kui te nüüd kõrvust mööda selle lasite, kuulake uuesti seda videot ja kui nagu väga hädas oled, siis ma panen selle sulle ise kommentaaridesse et meil saab Kirstiga mega põnev olema koos teiega, nii et no vaatame. juba tekkis mõnus tunne, Kirsti, jah? muidugi, mul no on mul kogu ka. aeg väga mõnus tunne olnud. mul on sinuga ka selles suhtes, et ja nüüd nii nagu teate, eile ma panin üles, kui sa nüüd täna, mis päev, täna on 16, kui sa täna kuulad nüüd seda videot, siis 15, ei, täna hommikul ma paningi üles, kas energiavampiirid on olemas. ja näiteks mina olen sündinud 16. ehk siis ma olen 7 ja Kirsti on 26 päeval sündinud ehk siis ta on 8, siis meie match ime väga hästi. ja mulle eile tuligi kohe nagu selline mõnus tunne, sellepärast ma mõtlen, et täitsa lõpp, et me oleme tõesti Kirstiga nii hästi alati läbi saanud, et vot nii ongi, nii et kommenteerige ja Kirsti, kas sa tahad siia veel lõpetuseks midagi ütelda? ei, ma ei tea, ma loodan, et meie koostöö sujub, kallikene, ja siis läheb meil kõik hästi. ja kindlasti läheb. muidugi, siin pole üldse ja mingit. ei ole, sest me oleme juba
mida? täna on väga hea päev. kõik on? päevad on head kõik päevad ongi head ja siis, kui me Kirstiga natukene plaanisime, et kuidas teha nagu seda meie seeriat, siis me natukene mõtisklesime, mina nagu numeroloog, tema nagu astroloog, tarokaartide lugeja, üldse selline huvitav naine siis nagu mõtleme, et täitsa lõpp nagu 31 päeva kuus ja ei leia seda päeva ja siis, et see päev ikka nii ja see ja siis me mõtlesimegi, et okei, lõpetame ära, kõik päevad on head, lihtsalt absoluutselt. süveneme sellesse, jah, et aitäh, kallikesed, et meie paneme jälle Kirstiga pead kokku. Teie kommenteerige, mis teid veel võib-olla Kirsti juures huvitab, mida te Kirstilt tahaksite küsida ja muidugi soovitan talle isiklikult siis juba kirjutada ja oma teenuste kohta siis ta kirjutab teile vastu, nii et küsige isiklikult Kirsti käest, seda me siin ei hakkagi avalikult nagu rohkem rääkima. kirjutage, saate teada ja kas siis soovite seda Messengeris teha seda videokõnena või siis Whatsappis või kes see siis elabki Soomes, siis saab tulla Mäntsalasse talle ja kes elab Eestis, siis tal oli seal vastuvõtupunkt, et saate kokku leppida. niimoodi on ju, Kirsti? jah. ja just, mind te leiate numbritekeel.ee, nii et kirjutage ja te olete suletud grupis seal Facebookis, ka sinna panen põnevaid asju ülesse ja Kirstil oli siis oma Facebooki grupp, mis ta oli? keha ja hingeravi. ja, et hüppake sinna ka ja pange siis ennast sinna klubi liikmeks, issand, minge sinna rühma, liituge selle grupiga, ma ei oska isegi ütelda. Te saite aru küll, minge ka sinna selles suhtes, et ta paneb hästi palju põnevaid informatsiooni sinna kõigest, kõik, mis puudutab hinge. kuulge, aga egas midagi, tšau, pakaa ja kuki-muki, et selles suhtes väga, väga huvitav, et me lõpetame siin Kirstiga ja näeme aega pea. aega pea näeme küll. Aega pea, ma ei tea, see vist oli puhas eesti keel praegu tuli see välja. oli täiesti puhas eesti keel.